5. veebruar 1941. aasta. Kadrina vallas, Kallukse külas, väikeses majamuuseumis, kus Otto Strandman veetis oma viimased kuud, seisab täna mälestuskivi. Aga see, mis juhtus siin sel hommikul, ei ole lihtsalt traagiline lõpp. See on küsimus, mis peaks kummitama iga eestlast, kes mõtleb meie riigi saatusele. Kui inkavad agendid koputasid uksele, palus Strandman luba minna teise tuppa riietuma. Seal, eemal võõraste pilkudest, tõstis ta püstolit pea juurde ja vajutas päästikule. Miks valis Eesti üks säravamaid riigimehi, endine peaminister, marga päästja, diplomaat, kes oli näinud Euroopa suurimate pealinnade salonge, miks valis ta sellise lõpu? Vastus ei peitu mitte ainult 1941. aasta veebruaris. See algab 2 aastat varem, 1939. aastal, kui haige, kuid terava mõistusega mees naasis Pariisist koju ja avastas, et tema enda riigipea on tema ees kõik uksed sulgenud. Mitte sellepärast, et Strandman oleks olnud nõrk, vaid sellepärast, et ta oli liiga tugev. Ja Konstantin Päts kartis teda rohkem kui Stalinit. 1939. aasta suvi. Otto Strandman, 64-aastane, istub Pariisi saatkonna kabinetis ja kirjutab oma lahkumispalvet. Ametlikult on põhjuseks tervis, raske neeruhaigus, mis muudab igapäevapiinaks. Kuid need, kes tunnevad Strandmani, teavad tegelikku põhjust. Ta ei suuda enam esindada valitsust, mille välispoliitikat ta peab enesetapjalikuks. 6 aastat on ta olnud Pariisis. 6 aastat, mille jooksul Eestis toimus riigipööre, keelustati erakonnad, vaigistati opositsioon ja Konstantin Päts muutus presidendist diktaatoriks. Strandman on saadetud siia mitte au pärast, vaid et hoida teda eemal. Pariis on kuldne puur. Iga kord, kui ta saadab Tallinnasse raporti, kus hoiatab Rahvasteliidu nõrkuse eest, Hitleri ja Stalini kasvava jõu eest, väikeriikide saatuse eest suurriikide mängulauaks saamise eest, iga kord visatakse tema sõnad sahtlisse märkusega, et vana mees on muutunud paranoiliseks. Kuid Strandman ei ole paranoiline. Ta on lihtsalt ainus, kes näeb tõde. Ja nüüd, kui Euroopa on sõja äärel, kui iga päev toob uusi uudiseid Saksamaa ja Nõukogude Liidu lähenemisest, ei suuda ta enam vaikida. Ta astub tagasi ja pöördub koju. Mitte puhkama, vaid võitlema. Augustis, kui Strandman jõuab Tallinna, on linn pealt näha rahulik. Kohvikutes joovad inimesed kohvi, tramm kõliseb mööda Vabaduse väljakut, Kadriorus jalutavad perekonnad. Kuid need, kes teavad, tunnevad õhus midagi muud. Pinget. Ootust. Hirmu. Strandman läheb otse koju, Kadrina lähedale, kus ta on ostnud väikese maja. Ta ei otsi avalikkust. Ta otsib võimalust rääkida nendega, kes veel mõtlevad. Jaan Tõnisson, Ants Piip, Juhan Kukk, vanad sõbrad, vanad rivaalid, kuid kõik ühendatud ühest arusaamast, Eesti on ohus ja Pätsi, vaikiv ajastu, on viinud riigi ummikusse. Nad kogunevad vaikselt, erakorterites, kus ei ole kõrvu. Nad kirjutavad märgukirju. Nad püüavad mõjutada. Kuid Päts ei vasta. Tema kabineti uksed on suletud. Mitte sellepärast, et tal poleks aega. Vaid sellepärast, et ta teab, kui Strandman saab platvormi, kui talle antakse hääl, siis kogub vaikiva ajastu, õigustus kukub kokku nagu kaardimaja. Sest Strandman ei ole lihtsalt tark. Ta on puhas. Tal ei ole käed määrdunud 1934. aasta riigipöördega. Tal ei ole seoseid Harju panga skandaaliga. Tal ei ole salajasi ärihuvisid Nõukogude transiidiäris. Ta on see, kes päästis Eesti marga 1924. aastal, kui teised juba olid loobunud. Ja Päts teab, kui rahvas saab valida Strandmani ja tema vahel, valib rahvas Strandmani. Seepärast peab Strandman jääma nähtamatuks. 23. august 1939. Maailm ärkab uudisega, mis muudab kõike. Molotov ja Ribbentrop on Moskvas alla kirjutanud paktile. Ametlikult on see mitte kallaletungileping. Kuid need, kes oskavad lugeda ridade vahelt, näevad tõde, Euroopa kaart on ümber jagatud. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ida, kõik on märgitud punase pliiatsiga Stalini sfääri. Strandman kuuleb seda uudist raadios, oma Kadrina kodus. Ta ei ole üllatunud. Ta on hoiatanud selle eest 6 aastat. Kuid nüüd, kui see on juhtunud, tunneb ta midagi muud. Meeleheidet. Sest ta teab, Päts ei ole valmis.
Päts usub endiselt, et saab läbi rääkida. Et saab oma isikliku võluga ja väikeste järeleandmistega osta aega. Strandman teab, et aega enam ei ole. Ja ta teab veel midagi, kui Eesti peab vastu panema, peab see juhtuma kohe. Mitte sõjaliselt on vastupanu mõttetu. Vaid moraalselt. Rahvusvahelise skandaali tekitamisega. Maailma avalikkuse mobiliseerimisega. Lääne demokraatiate südametunnistuse äratamisega. Kuid selleks on vaja häält. Ja Strandmanil ei ole häält. Sest Päts on talle suu kinni pannud. September. Nõukogude Liit esitab Eestile ultimaatumi. Baasid. Väed. Suveräänsuse piiramine. Päts ja Laidoner kogunevad kriisikomiteesse. Nad arutavad. Nad kaaluvad. Kuid Strandmani ei kutsuta. Mitte Riiginõukogusse, kuhu Päts määrab liikmeid isikliku valiku alusel. Mitte nõupidamistele, kus otsustatakse riigi saatust. Mitte isegi mitte konsultatsioonideks, kus võiks kasutada tema 6 aasta Pariisi kogemust, tema kontakte Prantsuse ja Briti diplomaatide seas. Strandman on Tallinnas, kuid ta on kummitus. Ta eksisteerib, kuid teda ei nähta. Ja see ei ole juhus. See on strateegia. Sest Päts teab, Strandman nõuaks vastupanu. Mitte relvidega, vaid põhimõtetega. Ta nõuaks, et Eesti läheks Rahvaste Liitu. Et Eesti pöörduks avalikult Prantsusmaa ja Suurbritannia poole. Et Eesti teeks sellest rahvusvahelise skandaali, mis sunniks Stalinit vähemalt kõhklema. Kuid Päts ei taha skandaali. Ta tahab vaikset alistumist. Sest ta usub, et vaikne alistumine säilitab tema võimu. Ja võim on Pätsile olulisem kui au. 28. september 1939. Moskvas kirjutatakse alla baaside lepingule. Eesti valitsus teatab rahvale, et see on sõprusleping. Et see kaitseb Eestit. Et see on parim, mida saavutada sai. Strandman kuuleb seda raadios. Ta istub oma Kadrina majas, käed rusikasse surutud ja tunneb, kuidas miski tema sees murdub. Mitte lootus suri juba augustis. Vaid usk. Usk sellesse, et tema riigipea paneb riigi enda võimust kõrgemale. Kuid nüüd ta näeb, Päts ei pannud. Päts valis end. Ja Eesti maksis hinna. Strandman ei kirjuta enam märgukirju. Ta ei helista enam vanadele sõpradele. Ta teab, et mäng on läbi. Kuid ta teeb ühe asja. Ta kirjutab päevikusse lause, mida tema lesk leiab pärast tema surma, nad müüsid meid maha ilma ühegi lasuta. Ja nad ei lasknud isegi nendel rääkida, kes oleksid nõudnud, et me sureme püsti, mitte põlvili. 1940. Juunis. Punane armee marsib Tallinna tänavatele. Päts allkirjastab kõik paberid, mida talle ette pannakse. Ta loodab, et teda jäetakse rahule. Et ta saab pensionile. Kuid 1941. aasta juulis tuleb NKVD ja viib ta minema. Rongis, mis sõidab Venemaale, istub Päts ja vaatab aknast, kuidas Eesti kaob. Ta sureb 1956. aastal Tveri oblastis, psühhiaatriahaiglas, unustatud ja hüljatud. Strandman jääb Kadrinasse. Ta on liiga haige, et põgeneda. Kuid ta ei tahagi põgeneda. Ta ootab. Ja kui 5. veebruar 1941. aasta NKVD agendid koputavad tema uksele, teab ta, mis tuleb. Ta palub luba minna teise tuppa. Ta paneb end riidesse. Ja siis eemal võõraste pilkudest teeb ta seda, mida Päts ei julgenud. Ta valib vaba mehe surma. Kuul pähe. Rooma senaatori vääriline lõpp. Ta ei lase vaenlasel end alandada. Ta ei kirjuta alla. Ta ei alista. Ta läheb oma tingimustel. 2 meest. 2 teed. Üks valis võimu ja kaotas kõik. Teine kaotas võimu, kuid säilitas au. Ja küsimus, mis jääb õhku rippuma, on see, mis oleks saanud, kui 1939. aastal oleks otsuseid teinud Strandman, mitte Päts. Kas me oleksime ikkagi kaotanud? Tõenäoliselt. Kuid kas me oleksime kaotanud au? Seda mitte kunagi. Sest on vahe, kas sureb põlvili või püsti. Ja Päts valis põlved. Strandman valis seista. Isegi kui see tähendas seista üksi. Isegi kui see tähendas surra üksi.
Sest mõnikord on ainus võit, mis jääb, see, et sa ei lasknud neil sind murda. 1933. aasta. Otto Strandman saab käsu, Pariis. Saadik. Kaasakrediteeringutega Belgias ja Vatikanis. Pealtnäha on see au. Eesti üks parimaid diplomaate, mees, kes oli 2 korda peaminister, kes päästis Eesti marga, saadetakse esindama riiki Euroopa kõige prestiižsemasse pealinna. Kuid need, kes tunnevad Eesti poliitika kulisse, näevad teist pilti. Konstantin Päts, kes on just hakanud konsolideerima võimu, vabaneb oma kõige ohtlikumast konkurendist. Strandman on liiga tark, liiga populaarne, liiga puhas. Tal ei ole seoseid äriringkondadega, tal ei ole kahtlaseid tehinguid minevikus, tal ei ole isiklikke ambitsioone, mis muudaksid ta manipuleeritavaks. Ta on lihtsalt riigimees. Ja selline mees on Pätsile ohtlikum kui ükski välisvaenlane. Seepärast peab ta minema. Mitte vanglasse, see tekitaks küsimusi. Mitte maale, sealt saaks ta ikka mõjutada. Vaid Pariisi. Kaugele. Kus ta saab kirjutada raporteid, mida keegi ei loe, ja osaleda vastuvõttudel, mis ei muuda midagi. Pariis 1930-ndatel on linn, kus surevad impeeriumid ja sünnivad revolutsioonid. Strandman kõnnib Champs-Élyséesil, istub Rahvasteliidu komisjonide koosolekutel Genfis, kohtub Prantsuse välisministeeriumi ametnikega Quai d'Orsay hoones. Ja iga päevaga näeb ta selgemalt, Euroopa on haige. Versailles süsteem, mis pidi tooma igavese rahu, on muutunud tühjade lubaduste süsteemiks. Rahvasteliit, mis pidi kaitsma väikeriike, on muutunud suurriikide mänguasjaks. Saksamaa relvastub. Nõukogude liit tugevneb. Ja väikesed riigid Eesti, Läti, Leedu, Poola on jäetud üksi. Strandman kirjutab seda kõike oma raportites. Ta kirjutab, et Eesti peab otsima liitlasi. Et Eesti peab tugevdama sidemeid Skandinaaviaga, Poolaga, Balti riikidega. Et Eesti ei tohi usaldada ei Saksamaad ega Nõukogude liitu. Kuid Tallinnas, Välisministeeriumi kantseleis, loevad ametnikud neid raporte ja raputavad pead. Vana mees on muutunud närviliseks, ütleb üks. Ta näeb kummitusi, ütleb teine. Ja raportid lähevad sahtlisse. Kuid Strandman ei ole närviline. Ta on lihtsalt ainus, kes mäletab ajalugu. Ta mäletab, kuidas 1918. aastal lubas Saksamaa Eestile iseseisvust ja siis püüdis teha meist oma vasalli. Ta mäletab, kuidas 1921. aastal tungis Punaarmee Eestisse ja me pidime võitlema iga tolli maa eest. Ta mäletab, kuidas 1924. aastal, kui Eesti mark oli kokkuvarisemise äärel ja valitsus ei teadnud, mida teha, tuli tema ja päästis olukorra. Mitte imedega, vaid kõva tööga. Eelarve tasakaalustamine. Kulutuste kärpimine. Usalduse taastamine. Ja nüüd, kui ta näeb, kuidas Euroopa liigub uue katastroofi poole, tahab ta teha sama. Kuid talle ei anta võimalust. Sest Päts ei vaja päästjat. Päts vajab kuulekaid teenreid. 1934. aastal, 12. märtsil, kui Strandman on Pariisis, juhtub Tallinnas see, mida ta kartis. Päts ja Laidoner viivad läbi riigipöörde. Ametlikult on see riigi päästmine vapside ohust. Tegelikkuses on see võimu haaramine. Erakonnad keelustatakse. Ajakirjandust tsenseeritakse. Opositsioon vaigistatakse. Ja Eesti, mis oli olnud üks Euroopa elavamaid demokraatiaid, muutub ühemeheriigiks. Strandman kuuleb sellest Pariisis. Ta istub oma kabinetis, loeb telegramme ja tunneb, kuidas miski tema sees külmub. Mitte viha. Mitte isegi mitte üllatus. Vaid kurbus. Sest ta teab, see, mis juhtus, ei ole lõpp. See on algus. Algus teele, mis viib Eesti hävingusse. Kuid ta ei saa midagi teha. Ta on Pariisis. Ja Pariis on kaugel. Aastad mööduvad. 1935. 1936. 1937. Strandman täidab oma kohustusi. Ta esindab Eestit vastuvõttudel. Ta kohtub diplomaatidega. Ta kirjutab raporteid. Kuid iga päevaga tunneb ta end rohkem nagu näitleja, kes mängib rolli tükis, mille lõppu ta juba teab. Tema tervis halveneb. Neerud ei tööta enam korralikult. Valud on pidevad. Arstid soovitavad puhkust.
Kuid Strandman ei taha puhkust. Ta tahab koju. Mitte sellepärast, et ta tahab surra kodus. Vaid sellepärast, et ta tahab võidelda. Sest ta näeb, et aeg hakkab otsa saama. Hitleri ja Stalini lähenemise märgid on üha selgemad. Ja Eesti, tema armas Eesti, on endiselt pime. 1939. aasta suvel kirjutab Strandman oma lahkumispalve. Ametlikult on põhjuseks tervis. Kuid need, kes teavad teda, näevad tegelikku põhjust tema silmades. Ta ei suuda enam. Ta ei suuda enam esindada valitsust, mille välispoliitikat ta peab enesetapjalikuks. Ta ei suuda enam istuda Pariisi salonides ja teeskida, et kõik on hästi, kui ta teab, et kõik on kohutavalt valesti. Ta tahab koju. Ja kui Tallinn lõpuks nõustub mitte sellepärast, et nad hooliksid tema tervisest, vaid sellepärast, et nad arvavad, et haige vana mees ei ole enam ohtlik, siis Strandman pakib oma asjad ja sõidab. Viimast korda vaatab ta Pariisi tänavatele. Linn, kus ta veetis 6 aastat. Linn, mis oli tema vangla ja tema vaatluspunkt. Ja ta teab, ta ei näe seda enam kunagi. Kuid see ei ole oluline. Sest see, mis on oluline, ootab teda Eestis. Võitlus. Viimane võitlus. Kas Strandman teadis, et see võitlus on juba kaotatud enne, kui ta jõuab Tallinna? Tõenäoliselt. Kuid ta tuli ikkagi. Sest mõnikord ei võitle me sellepärast, et loodame võita. Me võitleme sellepärast, et me ei suuda mitte võidelda. Ja Otto Strandman oli mees, kes ei suutnud mitte võidelda. Isegi kui see tähendas võidelda tuuleveskitega. Isegi kui see tähendas võidelda üksi. Sest tema jaoks oli au olulisem kui võit. Ja põhimõtted olulisemad kui võim. Ja see on see, mida Päts ei mõistnud. Ja see on see, miks Päts kartis teda rohkem kui kedagi teist. Augusti lõpp 1939. Tallinn on pealtnäha rahulik, kuid need, kes oskavad kuulata, kuulevad pinget. Kohvikutes räägivad inimesed vaikselt. Ajalehtedes on lüngad, tsenseeritud artiklid. Raadios kõlavad rahustamised, mis kõlavad liiga meeleheitlikult, et olla usutavad. Strandman jõuab koju ja esimene asi, mida ta teeb, on see, et ta võtab ühendust vanade sõpradega. Jaan Tõnisson, kes oli tema rivaal ja liitlane, kes on nüüd samuti isoleeritud. Ants Piip, õigusteadlane, kes usub rahvusvahelisse õigusesse nii, nagu preester usub Jumalasse. Juhan Kukk, endine sõjaminister, kes teab, et sõjaliselt ei suuda Eesti Nõukogude Liidule vastu panna, kuid kes usub, et moraalselt peame. Nad kogunevad vaikselt. Mitte avalikult, avalikud kogunemised on keelatud. Vaid erakorterites, kus kardinad on tõmmatud ja telefon on lahti ühendatud. Ja nad räägivad. Mida nad räägivad? Nad räägivad sellest, mida nad näevad tulemas. Molotovi-Ribbentropi pakt on alles 2 nädalat vana, kuid nad teavad, et see ei ole lihtsalt mitte kallaletungileping. See on Euroopa jagamine. Ja Eesti on märgitud punase pliiatsiga Stalini poolele. Nad teavad, et Nõukogude Liit tuleb varsti nõudmistega. Baasid. Väed. Kontroll. Ja nad teavad, et Päts alistub. Mitte sellepärast, et tal ei oleks valikut. Vaid sellepärast, et ta ei otsi valikuid. Sest Päts usub, et alistumisega saab ta osta aega. Ja ajaga saab ta säilitada võimu. Kuid Strandman ja tema sõbrad teavad, aega ei saa osta. Ja võim, mis ostetakse auga, ei ole võimu väärt. Nad kirjutavad märgukirja. Mitte avalik märgukiri tooks arreteerimise. Vaid privaatset. Presidendile. Valitsusele. Riiginõukogule. Nad kirjutavad, et Eesti peab valmistuma. Mitte sõjaks, sõda on kaotatud enne, kui see algab. Vaid moraalseks vastupanuks. Rahvusvahelise avalikkuse mobiliseerimiseks. Nad kirjutavad, et Eesti peab minema Rahvaste Liitu. Peab pöörduma Prantsusmaa ja Suurbritannia poole. Peab tegema sellest rahvusvahelise skandaali. Sest ainus asi, mis võib Stalinit peatada, ei ole Eesti väike armee. See on maailma avalik arvamus. Ja maailma avalik arvamus liigub ainult siis, kui keegi karjub piisavalt valjult. Kuid selleks, et karjuda, peab olema hääl. Ja Strandmanil ei ole häält. Sest Päts on talle suu kinni pannud. Märgukiri saadetakse. Ja siis nad ootavad. Päev. 2.
nädal. Vastust ei tule. Mitte ametlikku vastust. Mitte isegi mitte mitteametlikku. Lihtsalt vaikus. Ja see vaikus ütleb rohkem kui ükski sõna. See ütleb, te ei ole oodatud. Teie arvamus ei ole oluline. Teie kogemus ei ole vajalik. Minge koju ja oodake, kuni me teile ütleme, mida teha. Strandman istub oma Kadrina majas ja tunneb, kuidas viha ja meeleheide võitlevad tema sees. Viha Pätsi vastu, kes paneb oma võimu riigi ees. Meeleheide iseenda vastu, et ta ei suutnud seda ära hoida. Kuid kõige rohkem tunneb ta midagi muud. Abitust. Sest esimest korda oma elus ei ole tal võimu midagi muuta. September. Esimesed päevad. Uudised tulevad kiiresti. Saksamaa on tunginud Poolasse. Teine maailmasõda on alanud. Ja Nõukogude Liit, kes on nüüd Saksamaa liitlane tänu Molotovi-Ribbentropi paktile, hakkab liikuma. Esimesed nõudmised tulevad Poolale. Siis Soomele. Ja siis, nagu Strandman teadis, et tuleb Eestile. Baasid. Väed. Vastastikune abi. Sõnad on pehmad, kuid tähendus on kõva, alistumine. Päts ja Laidoner kogunevad. Kriisikomitee. Sõjanõukogu. Valitsuse erakorraline istung. Kuid Strandmani ei kutsuta. Mitte ühele koosolekule. Mitte ühele nõupidamisele. Ta on Tallinnas, kuid ta on kummitus. Miks? Miks Päts ei kutsu teda? Kas sellepärast, et Strandman on haige? Ei. Strandman on haige, kuid tema mõistus on terav. Tema kogemus on hindamatu. Tema kontaktid Prantsusmaal ja Belgias võiksid olla kasulikud. Kuid Päts ei kutsu teda sellepärast, et ta teab täpselt, mida Strandman ütleks. Strandman ütleks, ärge alistuge vaikselt. Tehke sellest skandaal. Minge Rahvasteliitu. Pöörduge Prantsusmaa ja Suurbritannia poole. Laske maailmal teada, et Nõukogude Liit rikub rahvusvahelist õigust. Jah, me kaotame ikkagi. Kuid me kaotame au säilitades. Ja au on ainus asi, mis jääb, kui kõik muu on läinud. Ja Päts ei taha seda kuulda. Sest Päts ei usu ausse. Päts usub ellujäämisse. Ja ellujäämine, tema arvates, tähendab vaikset alistumist. 28. september. Moskva. Molotov ja Selter kirjutavad alla baaside lepingule. Eesti nõustub lubama Nõukogude baase oma territooriumile. Eesti nõustub lubama Nõukogude vägesid oma piiridesse. Eesti nõustub piirama oma suveräänsust. Ja vastutasuks lubab Nõukogude Liit austada Eesti iseseisvust. Strandman kuuleb seda raadios. Ta istub oma toas, käed rusikasse surutud ja tunneb, kuidas miski tema sees murdub. Mitte lootus, lootus suri juba augustis, kui Molotov ja Ribbentrop kirjutasid alla oma paktile. Vaid usk. Usk sellesse, et tema riigipea, mees, keda ta on tundnud aastakümneid, paneb riigi enda võimust kõrgemale. Kuid nüüd ta näeb, Päts ei pannud. Päts valis end. Ja Eesti maksis hinna. Ja kõige hullem ei ole see, et me kaotasime. Kõige hullem on see, et me kaotasime ilma võitlemata. Ilma ühegi sõnata. Ilma ühegi protestita. Me läksime vaikselt. Nagu lambad tapamajja. Kas oleks saanud teisiti? See on küsimus, mis kummitab Strandmani ülejäänud elu. Kas oleks saanud? Kui Eesti oleks läinud Rahvasteliitu. Kui Eesti oleks pöördunud Prantsusmaa ja Suurbritannia poole. Kui Eesti oleks teinud sellest rahvusvahelise skandaali. Kas see oleks muutnud midagi? Tõenäoliselt mitte. Prantsusmaa ja Suurbritannia olid hõivatud Saksamaaga. Rahvasteliit oli juba surnud, kuigi keegi ei olnud seda veel ametlikult tunnistanud. Stalin oleks ikkagi tulnud. Kuid vähemalt oleks maailm teadnud. Vähemalt oleks ajalugu teadnud. Et Eesti ei läinud vaikselt. Et Eesti võitles. Isegi kui see võitlus oli ainult sõnadega. Sest mõnikord on sõnad ainus relv, mis jääb. Ja Päts võttis Eestilt ka selle relva. Strandman ei kirjuta enam märgukirju. Ta ei helista enam vanadele sõpradele. Ta teab, et mäng on läbi. Ta läheb Kadrinasse, oma väikesesse majja, ja seal ta jääb. Haige. Üksi. Unustatud.
Kuid mitte lootusetu. Sest ta teeb ühe asja. Ta kirjutab. Mitte avalikult avaldada ei saa midagi, tsensuur on range. Vaid privaatselt. Päevikusse. Mälestustesse. Analüüsidesse. Ta kirjutab sellest, mida ta nägi Pariisis. Sellest, mida ta hoiatas. Sellest, mida ignoreeriti. Ja ta kirjutab ühe lause, mida tema lesk leiab pärast tema surma, peidetud tema lauasahtlisse. Nad müüsid meid maha ilma ühegi lasuta. Ja nad ei lasknud isegi nendel rääkida, kes oleksid nõudnud, et me sureme püsti, mitte põlvili. See lause on tema testament. Tema süüdistus. Ja tema ennustus. Sest ta teab, see, mis juhtus 1939. aastal, ei ole lõpp. See on algus. Algus lõpule. 1940. Juuni. Punane armee marsib Tallinna tänavatele. Strandman kuuleb seda raadios oma Kadrina majas, kus ta on veetnud viimased kuud peaaegu täielikus isolatsioonis. Ta ei ole üllatunud. Ta on oodanud seda alates 1939. aasta septembrist, kui baaside leping allkirjastati. Ta teadis, et baasid on ainult esimene samm. Et järgnevad väed. Ja pärast vägesid tuleb okupatsioon. Kuid see, mida ta ei osanud ette näha, on kiirus, millega kõik juhtub. 9 kuud. Ainult 9 kuud baaside lepingust okupatsioonini. Ja kogu selle aja jooksul ei teinud Päts mitte midagi. Ta lootis. Ta ootas. Ta uskus, et kui ta on piisavalt kuulekas, siis Stalin jätab ta rahule. Kuid Stalin ei jätnud kedagi rahule. Ja nüüd, kui punased tankid sõidavad mööda Vabaduse väljakut, istub Päts Kadriorus ja allkirjastab pabereid. Kõiki pabereid, mida talle ette pannakse. Uus valitsus. Uus seadus. Uus kord. Ta allkirjastab ja loodab, et teda jäetakse pensionile. Et ta saab elada oma viimaseid aastaid rahus. Kuid Strandman teab, Pätsile ei tule rahu. Sest diktaatorid ei jäta kunagi oma eelkäijaid ellu. Juuli. NKVD hakkab arreteerima. Esimesed on poliitikud. Siis ohvitserid. Siis ärimehed. Siis ajakirjanikud. Siis lihtsalt inimesed, kelle nimed on kellelegi silma jäänud. Strandmani nimi on nimekirjas. Muidugi on endine peaminister. Endine saadik. Mees, kes teadis liiga palju ja rääkis liiga ausalt. Kuid ta on haige. Liiga haige, et olla ohtlik. Liiga haige, et põgeneda. Seega nad jätavad ta viimaseks. Nad arreteerivad teised. Tõnissoni. Piibu. Kuke. Ükshaaval nad kaovad. Mõned saadetakse Venemaale. Mõned kaovad lihtsalt. Ja Strandman jääb Kadrinasse, üksi oma majas, oodates oma korda. Ta ei karda. Hirm on tunne, mis nõuab tulevikku. Ja Strandmanil ei ole tulevikku. Tal on ainult minevik ja olevik. Ja olevik on valu. Füüsiline valu neerude pärast. Ja vaimne valu selle pärast, mida ta näeb oma riigiga juhtumas. Kuid on üks asi, mida ta veel teeb. Ta räägib. Mitte avalikult rääkimine tooks kohese arreteerimise. Vaid privaatselt. Naabritele. Külalistele, kes julgevad teda külastada. Ta räägib neile sellest, mis juhtus. Mitte propagandat. Mitte viha. Lihtsalt fakte. Ta räägib neile, kuidas Päts keeldus kuulamast neid, kes hoiatasid. Kuidas Päts sulges uksed nende ees, kes oleksid võinud pakkuda alternatiive. Kuidas Päts valis isikliku võimu säilitamise riigi päästmise asemel. Ja ta räägib neile midagi muud. Ta räägib neile sellest, mida ta nägi Pariisis. Kuidas Euroopa väikesed riigid müüdi maha suurriikide kokkulepetes. Kuidas Rahvaste Liit, mis pidi olema nende kaitse, muutus tühjade sõnade foorumiks. Kuidas lääne demokraatiad, Prantsusmaa ja Suurbritannia vaatasid kõrvale, kui Tšehhoslovakkia jagati. Ja kuidas nad vaatavad kõrvale nüüd, kui Balti riigid neelatakse. Ta ei süüdista neid. Ta lihtsalt kirjeldab. Ja need, kes kuulavad, näevad tema silmades midagi, mis on hullem kui viha. Pettumust. Pettumust mitte ainult Pätsis. Vaid kogu maailmas. 1941. jaanuar.
Strandmani tervis halveneb kiiresti. Ta ei suuda enam kõndida ilma abita. Valu on pidev. Arstid ütlevad, et tal on jäänud kuud, võib-olla nädalad. Kuid Strandman ei taha surra voodis. Ta tahab surra oma tingimustel. Ja seepärast, kui ta kuuleb, et Inkvõt on hakanud arreteerima ka neid, keda nad varem ignoreerisid, teeb ta otsuse. Ta ei põgene. Kuhu ta põgeneks? Ta on liiga haige, et jõuda piirini. Ja isegi kui ta jõuaks, kuhu ta läheks? Soome. Rootsi. Saksamaa. Kõik on kas sõjas või Nõukogude Liidu mõju all. Ei, ta ei põgene. Ta jääb. Ja ta valmistub. Ta kirjutab kirja oma naisele. Mitte pikka. Lihtsalt mõned read. Ta ütleb, et ta armastab teda. Et ta kahetseb, et jättis ta üksi. Ja et ta loodab, et ta mõistab. Siis ta paneb kirja ümbrikusse ja peidab selle lauasahtlisse. Ja ta võtab välja püstolit. Vana sõjaväepüstoli, mille ta sai Vabadussõjast. Ta ei ole seda kasutanud 20 aastat. Kuid ta on hoidnud seda. Ja nüüd ta teab, miks. 5. veebruar. Varahommik. Strandman ärkab enne koidikut. Ta teab, et nad tulevad täna. Ta ei tea, kuidas ta teab. Lihtsalt tunne. Sama tunne, mis ütles talle 1939. aastal, et Molotovi-Ribbentropi pakt tähendab Eesti lõppu. Sama tunne, mis ütles talle Pariisis, et Rahvaste Liit on surnud. Ta tõuseb voodist. Riietub aeglaselt. Iga liigutus on valu. Kuid ta ei hooli. Ta tahab olla valmis. Ta tahab olla korralik. Sest kui nad tulevad, ei taha ta olla nõrk. Ta tahab olla see, kes ta alati oli. Riigimees. Ja siis ta kuuleb seda. Koputust uksele. Mitte viisakast. Kõva. Nõudvat. Ta vaatab aknast välja ja näeb neid. 2 meest. Nahkjakid. Inkod. Ta teab, mis tuleb. Nad viivad ta minema. Rongiga Venemaale. Ülekuulamisele. Piinamisele. Ja siis surm. Aeglane surm keldris või laagris. Kuid mitte kohe. Enne peavad nad saama temast kõik välja. Kõik nimed. Kõik kontaktid. Kõik saladused. Ja Strandman teab, ta ei pea vastu. Mitte sellepärast, et ta on nõrk. Vaid sellepärast, et ta on haige. Ja haige inimene murdub kiiremini kui terve. Koputus kordub. Valjemini. Avage. Vene keeles. Strandman vaatab ust. Siis ta vaatab oma käsi. Vanad käed. Värisevad käed. Kuid veel tema käed. Veel tema otsus. Ta pöördub oma naise poole, kes seisab ukse juures, kahvatu ja hirmunud. Ma lähen panen end riidesse, ta ütleb rahulikult. Ta läheb teise tuppa. Sulgeb ukse. Ja seal eemal võõraste pilkudest, eemal naise pisaratest, teeb ta seda, mida ta on planeerinud juba nädalaid. Ta võtab püstoli. Tõstab selle pea juurde. Ja hetk enne, kui ta vajutab päästikule, mõtleb ta ühele asjale. Mitte Pätsile. Mitte Stalinile. Mitte isegi mitte Eestile. Vaid ühele lausele, mille ta luges kunagi Rooma ajaloost. Lause, mille ütles Cato noorem enne, kui ta tappis end, et mitte langeda Kaesari kätte, vaba mees valib oma surma. Ja siis kostab pauk. Ja Otto Strandman, Eesti Vabariigi endine peaminister, margapäästja, diplomaat, mees, kes nägi kõike ette ja keda keegi ei kuulanud, on läinud. Mitte nende tingimustel. Vaid oma tingimustel. Kuid lugu ei lõpe siin. Sest samal päeval, kui Strandman sureb Kadriorus, istub Konstantin Päts Moskva lähedal, väikeses majas, kuhu Inkvõt on ta paigutanud pärast arreteerimist. Ta ei tea veel, et Strandman on surnud. Ta ei tea veel, et ta ise veedab järgmised 15 aastat vangistuses, liikudes ühest kohast teise, kuni ta lõpuks sureb 1956. aastal Tveri oblastis, psühhiaatriahaiglas, unustatud ja hüljatud. Kuid isegi, kui ta ei tea seda veel, tunneb ta midagi. Hirmu. Mitte surma ees, surm on veel kaugel. Vaid tühisuse ees. Sest ta hakkab mõistma, et kõik, mida ta tegi, kõik, mida ta ohverdas, kõik, mida ta valis, see kõik oli asjatu. Ta valis võimu au asemel.
Ja ta kaotas mõlemad. Ta valis vaikse alistumise vastupanu asemel. Ja ta kaotas ikkagi. Ta valis isoleerida need, kes oleksid võinud aidata. Ja nüüd on ta ise isoleeritud. Ja kõige hullem, ta teab, et ajalugu ei mäleta teda kui päästjat. Ajalugu mäletab teda kui meest, kes müüs oma riigi maha ilma võitlemata. Kas Päts mõtles kunagi Strandmanile nendel viimsetel aastatel? Kas ta mõtles sellele, mida oleks võinud juhtuda, kui ta oleks kuulanud? Kui ta oleks andnud Strandmanile hääle 1939. aastal? Kui ta oleks kaasanud teda otsustesse? Me ei tea. Päts ei jätnud päevikut. Ta ei kirjutanud mälestusi. Ta lihtsalt kadus ajaloo hämarusse, nagu kõik diktaatorid, kes usuvad, et võim teeb nad surematuks. Kuid Strandman jättis midagi. Ta jättis oma kirjad. Oma päevikud. Oma analüüsid. Ja ta jättis oma surma. Surma, mis oli tema viimane protest. Viimane ütlus. Viimane tõestus sellest, et on asju, mis on olulisemad kui elu. Au. Vabadus. Õigus valida oma lõppu. Ja see on see, mida Päts ei mõistnud. Ja see on see, miks Strandman, kes kaotas kõik, võitis lõpuks. Sest ta ei lasknud neil end murda. Täna, kui kõnnite Kadrina vallas, Kallukse külas, näete väikest maja. Seal on mälestuskivi. Ja kui te loete seda, näete nimesid. Otto Strandman. Sündinud 1875. Surnud 1941. Kuid see, mida te ei näe, on küsimus, mis peaks olema sellele kivile raiutud. Küsimus, mis peaks kummitama iga eestlast, kes mõtleb meie ajaloole. Mis oleks saanud, kui 1939. aastal oleks otsuseid teinud Strandman, mitte Päts? Kas me oleksime ikkagi kaotanud? Jah. Tõenäoliselt. Kuid kas me oleksime kaotanud au? Seda mitte kunagi. Sest Strandman oleks nõudnud, et me võitleme. Mitte relvidega, neid meil ei olnud piisavalt. Vaid sõnadega. Protestiga. Rahvusvahelise skandaaliga. Ta oleks nõudnud, et maailm teaks. Et ajalugu teaks. Et me ei läinud vaikselt. Ja see oleks muutnud kõike. Mitte tulemust. Vaid tähendust. Sest lõpuks ei ole oluline, kas sa võidad või kaotad. Oluline on, kuidas sa kaotad. Põlvili või püsti. Ja Päts valis põlved. Strandman valis seista. Kuid on veel üks küsimus. Küsimus, mis on võib-olla kõige valusam. Miks Päts tegi seda? Miks ta sulges Strandmani ees uksed? Kas ta oli lihtsalt kade? Kas ta kartis konkurenti? Kas ta oli nii pime oma võimujanuga, et ei näinud, et ta viib riigi hävingusse? Või oli seal midagi muud? Midagi sügavamat? Midagi, mis räägib mitte ainult Pätsist, vaid meist kõigist. Sest kui me vaatame ausalt, siis näeme, Päts ei olnud koletis. Ta ei olnud Stalin. Ta ei tapnud miljoneid. Ta ei saatnud tuhandeid vangilaagrisse. Ta oli lihtsalt mees, kes uskus, et ta teab paremini. Mees, kes uskus, et tema isiklik võim on sama, mis riigi huvid. Mees, kes uskus, et kui ta hoiab kontrolli, siis kõik läheb hästi. Ja see on oht, mis on palju suurem kui ükski diktatuur. Sest diktatuuri saab kukutada. Kuid uskumust, et üks inimene teab kõike paremini, seda ei saa kukutada. Seda saab ainult ära hoida. Ja ainus viis seda ära hoida on see, et me kuulame neid, kes mõtlevad teisiti. Eriti kui nad ütlevad asju, mida me ei taha kuulda. Strandman ütles asju, mida Päts ei tahtnud kuulda. Ta ütles, et Eesti ei saa usaldada ei Saksamaad ega Nõukogude Liitu. Ta ütles, et Rahvaste Liit on surnud. Ta ütles, et lääne demokraatiad ei tule appi. Ta ütles, et ainus asi, mis meil on meie au. Ja au tähendab, et me ei alista vaikselt. Päts ei tahtnud seda kuulda. Mitte sellepärast, et see oli vale. Vaid sellepärast, et see oli tõsi. Ja tõde oli liiga valus. Seega ta vaigistas Strandmani. Ta saatis ta Pariisi. Ja kui Strandman tuli tagasi, hoidis ta teda eemal. Ja nüüd, 80 aastat hiljem, me teame, Strandmanil oli õigus. Kõiges. Ja Päts eksis. Kõiges. Kuid see teadmine ei too Eestit tagasi.
See ei too tagasi neid, kes surid. See ei too tagasi aastaid, mis me kaotasime. Ainus asi, mida see teadmine teeb, on see, et see paneb meid küsima, kas me oleksime teinud teisiti. Kui meie oleksime olnud Pätsi kohal. Kas me oleksime kuulanud Strandmani? Või oleksime ka meie valinud võimuau asemel? See on küsimus, millele ei ole lihtsat vastust. Sest me kõik tahame uskuda, et me oleksime olnud kangelased. Et me oleksime valinud õigesti. Kuid tõde on see, enamik meist oleks valinud nagu Päts. Sest Päts ei valinud kurjust. Ta valis ohutust. Ta valis kindlust. Ta valis seda, mis tundus ratsionaalne. Ja see on see, mis teeb tema tragöödia nii universaalseks. Ta ei olnud koletis. Ta oli lihtsalt inimene. Inimene, kes kartis. Ja hirm pani ta tegema otsuseid, mis tundusid õiged hetkel, kuid mis viisid katastroofi. Ja Strandman. Strandman ei kartnud. Mitte sellepärast, et ta oli julgem. Vaid sellepärast, et ta nägi selgemalt. Ta nägi, et mõnikord ei ole ohutut teed. Mõnikord on ainult kaks valikut, surra au säilitades või elada häbiga. Ja ta valis au. Isegi kui see tähendas surra üksi. Isegi kui see tähendas, et keegi ei kuula. Sest tema jaoks oli au ainus asi, mis vääris säilitamist. 1939. aasta september. Tallinna tänavatel on vaikus, mis ei ole rahu. See on pingevaikus. Inimesed kõnnivad kiiresti, pead maas, vältides silmsidet. Kohvikutes räägivad nad vaikselt, pooleldi lausetega, mis katkevad, kui keegi võõras läheb mööda. Ajalehed on täis tühje fraase, rahvusvaheline olukord areneb, valitsus jälgib sündmusi tähelepanelikult, rahvarahu on tagatud. Kuid need, kes oskavad lugeda ridade vahelt, näevad tõde. Eesti on nurka surutud. Moskva nõuab. Berliin vaatab. Ja Kadriorus, presidendi lossis, istub Konstantin Päts ja teeb arvutusi. Mitte riigi päästmise arvutusi. Vaid võimu säilitamise arvutusi. Kui palju saab järele anda, et jääda ise alles? Kui palju saab ohverdada, et mitte kaotada kontrolli? Ja kõige olulisem, kuidas hoida eemal neid, kes võiksid nõuda teistsuguseid vastuseid? Kadriorus, samal ajal, väikeses kabinetis, mida Päts kasutab privaatsete kohtumiste jaoks, toimub vestlus, millest ei jää protokolli. Kohal on Päts, Johan Laidoner ja Karl Selter, välisminister. Nad arutavad Moskva ultimaatumit. Baasid. Väed. Suveräänsuse piiramine. Laidoner räägib sõjalisest olukorrast. Numbrid on karmid. Eesti armee 30 000 meest. Nõukogude väed piiri taga 500 000. Tankid, lennukid, suurtükivägi. Vastupanu on mõttetu. Selter räägib diplomaatiast. Rahvaste Liit on nõrk. Prantsusmaa ja Suurbritannia on hõivatud Saksamaaga. Keegi ei tule appi. Päts kuulab ja sõlmib. Ta on juba teinud otsuse. Kuid ta tahab kuulda kinnitust. Ta tahab, et teised ütleksid seda, mida ta juba teab. Et valikut ei ole. Et alistumine on ainus tee. Ja siis keegi mainib Strandmani nime. Võib-olla peaksime konsulteerima endiste riigimeestega. Strandman on just naasnud Pariisist. Ta tunneb rahvusvahelist olukorda. Päts katkestab. Strandman on haige. Ta vajab puhkust. Me ei saa koormata teda selliste asjadega. Vaikus. Laidoner ja Selter vahetavad pilke. Nad mõistavad. Strandmani nimi ei tohi enam kõlada. Miks? Miks Päts kardab Strandmani nii palju, et ei julge isegi tema nime kuulda? Vastus ei ole lihtsalt poliitiline. See on isiklik. Päts ja Strandman tunnevad teineteist 30 aastat. Nad on olnud liitlased ja rivaalid. Nad on koos ehitanud Eesti Vabariiki. Kuid nad on ka võidelnud. 1924. aastal, kui Eesti mark oli kokkuvarisemise äärel, oli Strandman see, kes päästis olukorra. Mitte Päts. Strandman. Ja Päts ei ole seda kunagi andestanud. Mitte sellepärast, et Strandman tegi midagi valet. Vaid sellepärast, et ta tegi õigesti. Ja rahvas mäletab. Rahvas mäletab, et kui kõik tundus kaotatud, tuli Strandman ja päästis.
Ja nüüd, kui kõik tundub jälle kaotatud, võiks rahvas hakata küsima, kus on Strandman? Miks ei ole tema siin? Miks ei küsi tema arvamust? Ja kui rahvas hakkab küsima, siis Pätsi, vaikiva ajastu, kukub kokku. Sest kogub vaikiva ajastu, õigustus põhineb ühel väitel, et Päts on ainus, kes suudab Eestit juhtida. Kuid kui Strandman ilmub, siis see väide muutub valeks. Sest Strandman on tõestus, et on ka teisi. Paremaid. Kuid Päts ei mõtle ainult poliitikale. Ta mõtleb ka ajaloole. Ta teab, et see, mis juhtub järgmistel nädalatel, määrab, kuidas teda mäletatakse. Ja ta tahab, et teda mäletataks päästjana. Mehena, kes hoidis Eesti rahulikuna. Kes vältis veresauna. Kes tegi raskeid, kuid vajalikke otsuseid. Kuid kui Strandman on pildil, siis narratiiv muutub. Siis ei ole enam Päts päästis Eesti, vaid Päts alistus, kuigi Strandman hoiatas. Siis ei ole enam valikut ei olnud, vaid Päts ei kuulanud neid, kes pakkusid alternatiive. Ja see on see, mida Päts ei saa lubada. Seega Strandman peab jääma nähtamatuks. Mitte arreteeritud, see tekitaks küsimusi. Mitte pagendatud, see tekitaks sümpaatiat. Lihtsalt ignoreeritud. Unustatud. Nagu ta ei eksisteeriks. Kadrina vallas, samal ajal, istub Otto Strandman oma väikeses majas ja tunneb, kuidas tema keha annab järele. Neerud ei tööta enam peaaegu üldse. Valu on pidev, lõikav, väsitav. Arstid on öelnud, kuud, võib-olla nädalad. Kuid Strandmani mõistus on endiselt terav. Teravam kui kunagi varem. Sest valu teeb midagi inimesega. See puhastab. See eemaldab kõik ebaolulise. Ja ainus asi, mis jääb, on tõde. Ja tõde, mida Strandman näeb, on kohutav. Eesti on müüdud. Mitte veel ametlikult. Kuid Molotovi-Ribbentropi pakti salajased protokollid, mida ametlikult ei eksisteeri, kuid mida kõik teavad, on juba määranud Eesti saatuse. Punane pliiats kaardil. Stalini sfäär. Ja Päts, kes peaks võitlema, valmistub alistuma. Strandman on kirjutanud talle 2 korda. Privaatseid kirju, kus ta palub audientsi. Kus ta pakub oma abi. Kus ta ütleb, mul on kontaktid Pariisis. Mul on kogemused. Kasuta mind. Vastust ei ole tulnud. Mitte ametlikku. Mitte isegi mitte viisakat keeldumist. Lihtsalt vaikus. Ja see vaikus ütleb kõike. Strandman teab, miks Päts ei vasta. Ta teab, sest ta tunneb Pätsi. Ta teab, et Päts ei karda Stalinit. Päts kardab teda, Strandmani. Kardab, et kui Strandman saab hääle, siis rahvas hakkab võrdlema. Ja võrdlus ei ole Pätsi kasuks. Sest Strandman ei ole diktaator. Tal ei ole verd kätel. Tal ei ole riigipööret oma biograafias. Ta on lihtsalt riigimees, kes teenis oma riiki ja läks siis, kui teda ei vajatud enam. Ja nüüd, kui teda vajatakse jälle, ei lasta tal tulla. Mitte sellepärast, et ta ei suudaks aidata. Vaid sellepärast, et ta suudaks aidata liiga hästi. Ja see on Pätsile ohtlikum kui Nõukogude tankid. Sest tanke saab süüdistada. Kuid Strandmani saab ainult karta. Üks õhtu septembris. Strandmani majja tuleb külaline. Vana sõber, endine kolleeg, mees, kes on endiselt seotud valitsusringkondadega, kuigi mitte enam otsustajate seas. Ta tuleb privaatselt, õhtuhämarus, et mitte äratada tähelepanu. Nad istuvad Strandmani väikeses kabinetis, kus riiulid on täis raamatuid, Prantsuse ajalugu, rahvusvaheline õigus, diplomaatia käsiraamatud. Külaline räägib. Ta räägib sellest, mis toimub Kadriorus. Kuidas Päts ja Laidoner on juba otsustanud. Kuidas nad valmistuvad allkirjastama kõike, mida Moskva nõuab. Kuidas nad usuvad, et see ostab aega. Strandman kuulab ja tema nägu ei muutu. Ta ei ole üllatunud. Ta on oodanud seda. Kuid siis külaline ütleb midagi, mis paneb Strandmani tõsiselt vaatama. Nad ei taha, et sa sekkuksid. Päts on andnud korralduse. Sinu nimi ei tohi kõlada. Kui keegi mainib sind, vaigistatakse ta kohe. Strandman noogutab aeglaselt. Ma tean, ta ütleb. Ma olen tundnud seda juba nädalaid. Uksed on suletud. Mitte sellepärast, et ma olen haige. Vaid sellepärast, et ma olen terve.
Vaimselt terve. Ja see on Pätsile talumatu. Külaline vaatab teda ja näeb midagi Strandmani silmades, mis paneb ta külmaks minema. Mitte viha. Mitte isegi mitte kurbust. Vaid selgust. Kohutavat, absoluutset selgust. Nad müüvad meid maha, ütleb Strandman vaikselt. Ilma ühegi lasuta. Ilma ühegi protestita. Nad lähevad Moskvasse, kirjutavad alla ja tulevad tagasi, ütledes, et päästsid rahu. Kuid nad ei päästnud rahu. Nad müüsid au. Ja au on ainus asi, mis meil oli. Ainus asi, mis eristas meid neist, kes meid neelavad. Ja nüüd see on läinud. Ja kõige hullem ei ole see, et me kaotame. Kõige hullem on see, et me kaotame ilma võitlemata. Ilma ühegi hääleta. Sest Päts on vaigistanud kõik, kes oleksid võinud karjuda. Külaline ei tea, mida öelda. Ta teab, et Strandmanil on õigus. Kuid ta teab ka, et õigus ei muuda midagi. Mis sa teed, ta küsib lõpuks. Strandman vaatab aknast välja, kus september hämardub ööks. Ma kirjutan, ta ütleb. Ma kirjutan kõike üles. Mitte avaldamiseks, seda ei saa praegu avaldada. Vaid tulevikuks. Et kui see kõik on läbi, kui me oleme kadunud või vabastatud, siis keegi teaks. Keegi mäletaks. Et oli inimesi, kes nägid. Kes hoiatasid. Kes tahtsid võidelda. Kuid keda ei lastud. Ja et see, mis juhtus, ei olnud vältimatu. See oli valik. Pätsi valik. Mitte Eesti valik. Mitte rahva valik. Ühe mehe valik, kes kartis kaotada võimu rohkem, kui ta kartis kaotada riiki. 28. september 1939. Moskva. Kreml. Molotovi kabinet. Karl Selter, Eesti välisminister, istub laua taga ja vaatab dokumenti, mis on tema ees. Baaside leping. Tekst on selge. Eesti lubab Nõukogude Liidule õiguse rajada sõjaväebaase Eesti territooriumile. Eesti lubab Nõukogude vägedele õiguse siseneda Eesti piiridesse. Eesti piirab oma suveräänsust. Ja vastutasuks. Selter loeb seda lauset uuesti. Nõukogude Liit kohustub austama Eesti iseseisvust ja mitte sekkuma Eesti siseasjadesse. Ta teab, et see on vale. Ta teab, et see on tühi lubadus. Kuid ta teab ka, et tal ei ole valikut. Päts on käskinud. Laidoner on nõustunud. Ja tema, Selter, on ainult täitja. Ta võtab pastaka. Käsi väriseb kergelt. Mitte hirmust. Vaid häbist. Sest ta teab, et see, mida ta praegu teeb, määrab, kuidas ajalugu teda mäletab. Mitte diplomaadina. Vaid reeturina. Kuid ta allkirjastab. Sest tal ei ole julgust mitte allkirjastada. Tallinnas, samal hetkel, kuulab Strandman raadiot. Teadaanne tuleb õhtul. Ametlik hääl, rahulik, peaaegu rõõmus. Eesti Vabariik ja Nõukogude Liit on sõlminud vastastikuse abistamise lepingu. Leping tagab Eesti julgeoleku ja tugevdab sõbralikke suhteid kahe riigi vahel. Rahvas võib olla rahulik. Eesti iseseisvus on tagatud. Strandman lülitab raadio välja. Ta istub vaikselt, käed süles, ja tunneb, kuidas miski tema sees sureb. Mitte lootus, lootus suri juba augustis. Vaid usk. Usk sellesse, et inimesed, keda ta teadis, keda ta usaldas, keda ta pidas ausateks, suudavad teha õiget asja. Kuid nüüd ta näeb, nad ei suutnud. Või nad ei tahtnud. Või, ja see on kõige hullem, nad ei näinud vahet õige ja vale vahel. Nad nägid ainult võimalikku ja võimatut. Ja nad valisid võimalikku. Isegi kui võimalik tähendas alistumist. Ta võtab pastaka ja paberilehe. Ta kirjutab. Mitte pikalt. Lihtsalt mõned read. Kuid need read on tema testament. Tema süüdistus. Tema ennustus. 28. septembril 1939. aastal müüdi Eesti Vabariik maha. Mitte Moskvas. Vaid Tallinnas. Mitte Stalini poolt. Vaid Pätsi poolt. Stalin võttis ainult seda, mida talle pakuti. Päts pakkus. Ilma võitlemata. Ilma protestita. Ilma ühegi hääleta, mis oleks öelnud maailmale, me ei lähe vaikselt.
Ja nüüd, kui ajalugu kirjutatakse, ütlevad nad, valikut ei olnud. Kuid valik oli. Valik oli surra au säilitades või elada häbiga. Ja Päts valis häbi. Mitte enda jaoks ta valis võimu. Vaid meie kõigi jaoks. Ja see on kuritegu, mida ei saa andestada. Mitte sellepärast, et ta kaotas. Vaid sellepärast, et ta ei lasknud meil võidelda. Ta paneb pastaka käest. Vaatab kirjutatud ridu. Ja siis ta teeb midagi, mida ta ei ole teinud aastaid. Ta nutab. Mitte valju häälega. Mitte dramaatiliselt. Lihtsalt vaikselt pisarad voolavad üle vananenud põskede ja iga pisar on üks kaotatud lootus, üks reedetud unistus, üks müüdud tulevik. Ta nutab mitte enda pärast. Ta on vana. Ta on haige. Ta sureb niikuinii. Ta nutab nende pärast, kes tulevad pärast teda. Lapsed, kes kasvavad üles okupatsioonis. Noored, kes ei tea, mis on vabadus. Põlvkonnad, kes elavad vales, sest nende vanaisad ei julgenud rääkida tõtt. Ja ta nutab sellepärast, et ta ei suutnud seda ära hoida. Sest Päts ei lasknud tal. Oktoober. November. Detsember. Kuud mööduvad. Punased väed saabuvad. Esimesed baasid rajatakse. Nõukogude ohvitserid kõnnivad Tallinna tänavatel, nende mundrid võõrad, nende näod kõvad. Eesti armee vaatab pealt. Eesti valitsus vaatab pealt. Eesti rahvas vaatab pealt. Kõik vaatavad pealt. Sest Päts on öelnud, olge rahulikud. Ärge provotseerige. Ärge andke neile põhjust. Ja rahvas kuulab. Sest rahvas usaldab Pätsi. Rahvas usub, et Päts teab, mida ta teeb. Kuid Strandman teab, Päts ei tea. Päts loodab. Ja lootus ei ole strateegia. Lootus on palve. Ja palved ei peata tanke. Kadrina vallas, Strandmani majas, on külm. Küte ei tööta hästi. Strandman on liiga nõrk, et seda parandada. Ta veedab päevad voodis, mähitud tekki ja kuulab raadiot. Uudised on täis optimismi. Eesti Nõukogude suhted arenevad sõbralikult. Baaside rajamine kulgeb plaanipäraselt. Rahva elu jätkub normaalselt. Kuid Strandman kuuleb seda, mida teised ei kuule. Ta kuuleb hirmu. Hirmu ametlike häälte taga. Hirmu optimistlike fraaside taga. Hirmu vaikuse taga, mis järgneb igale uudisele. Sest see, millest ei räägita, on olulisem kui see, millest räägitakse. Ja sellest, millest ei räägita, on palju. Arreteerimised. Kadumised. Inimesed, kes lähevad tööle ja ei tule koju. Inimesed, kes küsivad valesid küsimusi ja kaovad. Inimesed, kes mäletavad liiga hästi ja vajavad ümberõpetamist. Strandman ei saa enam kirjutada. Käed värisevad liiga palju. Silmad ei näe enam selgelt. Kuid ta mõtleb. Ja mõtetes ta näeb kõike. Ta näeb, kuidas Päts istub Kadriorus ja veenab end, et kõik läheb hästi. Et Stalin peab lubadusi. Et Eesti jääb iseseisvaks. Ta näeb, kuidas Laidoner inspekteerib Eesti vägesid ja ütleb neile, olge valmis, kuid ärge tehke midagi. Ta näeb, kuidas Selter kohtub Nõukogude saadikuga ja naeratab, kuigi tema silmad on tühjad. Ja ta näeb, kuidas rahvas elab edasi, sest mis muud saab teha. Elu läheb edasi. Isegi kui maailm laguneb. Isegi kui vabadus sureb. Elu läheb edasi. Sest inimesed on tugevad. Tugevamad kui nende juhid. Tugevamad kui nende riik. Nad elavad edasi. Ja see on nii ilus kui kohutav. 1940. Juuni. See, mida Strandman teadis, et tuleb. Punane armee marsib Tallinna tänavatele. Mitte enam külaliste, vaid vallutajatena. Päts allkirjastab pabereid. Uus valitsus. Uus kord. Uus reaalsus. Ja siis juulis tuleb MKD ja viib ta minema. Strandman kuuleb sellest raadios. Ta ei ole üllatunud. Ta on oodanud seda. Kuid ta tunneb midagi. Mitte rahuldust. Mitte isegi mitte kättemaksu rõõmu. Vaid kurbust. Sest Päts, vaatamata kõigele, oli eestlane. Ta oli riigimees. Ta oli mees, kes uskus, et ta teenib oma riiki.
Ta eksis. Kohutavalt. Kuid ta ei olnud kuri. Ta oli lihtsalt nõrk. Ja nõrkus kriisi ajal on hullem kui kurjus. Sest kurjust saab võidelda. Kuid nõrkust saab ainult leinata. Ja nüüd Strandman teab, tema kord tuleb varsti. NKVD arreteerib kõiki, kes olid midagi. Endised ministrid. Endised ohvitserid. Endised diplomaadid. Ja Strandman oli kõike seda. Ta on nimekirjas. Ta teab seda. Ja ta valmistub. Mitte põgenemiseks. Kuhu ta põgeneks? Ta on liiga haige. Liiga vana. Liiga väsinud. Ei, ta ei põgene. Ta valmistub teiseks. Ta valmistub surema oma tingimustel. Sest see on ainus asi, mis tal veel on, ainus asi, mida nad ei saa temalt võtta. Õigus valida oma lõppu. Ja ta valib. Ta valib vaba mehe surma. Rooma senaatori surma. Surma, mis ütleb, te võite võtta mu elu, kuid te ei võta mu au. Te võite võtta mu riigi, kuid te ei võta mu hinge. Ma lähen oma tingimustel. Mitte teie tingimustel. Ja see on mu võit. Ainus võit, mis mul on, kuid see piisab. 1941. aasta. Jaanuar. Kadrina vald on lume all. Valge, puhas lumi, mis katab kõike, väljad, metsad, teed. Kuid see puhtus on petlik. Sest all, lume all, on midagi muud. Hirm. Ootus. Teadmine, et miski kohutav on tulemas. Strandmani majas on külm. Mitte ainult õues. Ka sees. Külm, mis tuleb seestpoolt, kui keha hakkab loobuma. Neerud on peaaegu täielikult seiskunud. Valu on nii tugev, et Strandman ei suuda enam magada. Ta istub toolil, mähitud tekki ja vaatab aknast välja. Seal, teel, näeb ta mõnikord autosid. Musti autosid. Inkavad autosid. Nad sõidavad aeglaselt, nagu jahimehed, kes teavad, et saak ei põgene. Ja Strandman teab, üks neist autodest tuleb varsti tema juurde. Mitte täna. Mitte homme. Kuid varsti. Sest nimekiri väheneb. Iga päevaga kaob keegi. Ja varsti jõuab kord tema nimeni. Kuid see, mis paneb Strandmani kõige rohkem mõtlema, ei ole tema enda surm. Surm on vältimatu. Ta on seda teadnud juba aastaid. Ei, see, mis paneb teda mõtlema, on küsimus, mida jääb järele. Kui ta on läinud, kui Päts on läinud, kui kõik, kes mäletavad vaba Eestit, on läinud, mis siis jääb? Kas jääb tõde? Või jääb vale? Kas ajalugu kirjutavad need, kes võitsid? Või need, kes kandsid? Ja kui ajalugu kirjutavad võitjad, siis mis saab neist, kes kaotasid? Kas neid mäletatakse kangelastena? Või rumalatena? Kas neid mäletatakse üldse? Need küsimused kummitavad teda öösiti, kui valu ei lase magada ja mõtted keerduvad ringi nagu hundid ümber lõkke. Üks õhtu jaanuaris tuleb Strandmani juurde viimane külaline. Mitte vana sõber, enamik vanu sõpru on juba arreteeritud või põgenenud. Vaid noor mees, endise kolleegi poeg, kes töötab endiselt, ettevaatlikult, vaikselt, selle nimel, et säilitada midagi sellest, mis oli. Ta toob Strandmanile uudiseid. Tõnisson on arreteeritud. Piip on arreteeritud. Kukk on arreteeritud. Nimekiri on pikk ja muutub iga päevaga pikemaks. Nad tulevad varsti ka teie järele, ütleb noor mees vaikselt. Strandman noogutab. Ma tean, ta ütleb. Ma olen valmis. Noor mees vaatab teda ja näeb midagi, mis paneb ta külmaks minema. Mitte hirmu. Mitte isegi mitte resignatsiooni. Vaid rahu. Kohutavat, absoluutset rahu. Mis te teete, küsib noor mees. Strandman vaatab teda pikalt. Siis ta ütleb, ma teen seda, mida Päts ei julgenud. Ma valin. Noor mees ei mõista kohe. Kuid siis ta näeb Strandmani silmades midagi ja mõistab. Ärge, ta ütleb. Võib-olla. Võib-olla nad lihtsalt küüditavad teid. Võib-olla te elate üle. Võib-olla. Strandman raputab pead. Ei, ta ütleb vaikselt. Ma ei ela üle. Mitte sellepärast, et nad tapavad mind. Vaid sellepärast, et mu keha sureb juba. Neerud on läinud. Süda on nõrk.
Ma ei ela üle teekonda Venemaale. Ma ei ela üle ülekuulamisi. Ja isegi kui ma elaksin, siis mis oleks mõte? Elada keldris, oodates surma. Elada laagris, oodates surma. Ei. Ma valin oma surma. Ma valin oma aja. Ma valin oma viisi. Sest see on ainus asi, mis mul veel on ainus asi, mida nad ei saa mult võtta. Noor mees istub vaikselt. Ta ei tea, mida öelda. Lõpuks ta küsib, mida te tahate, et ma teeksin? Pärast. Strandman vaatab teda. Mäleta, ta ütleb. Mäleta, et oli inimesi, kes nägid. Kes hoiatasid. Kes tahtsid võidelda. Kuid keda ei lastud. Mäleta, et see, mis juhtus, ei olnud vältimatu. See oli valik. Pätsi valik. Ja mäleta, et on vahe, kas sureb põlvili või püsti. Päts valis põlved. Mina valin seista. Ja kui ajalugu kirjutatakse, siis las see vahe olla selge. Veebruar. Esimesed päevad. Strandman tunneb, et aeg hakkab otsa saama. Mitte ainult tema aeg. Vaid aeg üldse. Aeg, mil valikud on veel võimalikud. Aeg, mil au on veel midagi väärt. Sest varsti tuleb aeg, mil au ei ole enam oluline. Ainult ellujäämine. Ja siis on juba hilja. Siis on kõik öeldud ja tehtud. Ja ainus asi, mis jääb, on kahetsus. Kuid Strandman ei taha surra kahetusega. Ta tahab surra teadmisega, et ta tegi kõik, mida sai. Isegi kui see, mida ta sai, ei olnud piisav. Isegi kui keegi ei kuulanud. Ta tegi. Ja see peab piisama. Ta kirjutab viimase kirja. Mitte pikka. Tema käed ei suuda enam pikalt kirjutada. Lihtsalt mõned read. Oma naisele. Ta ütleb, et ta armastab teda. Et ta kahetseb, et jättis ta üksi. Et ta loodab, et ta saab aru. Ja siis ta kirjutab midagi, mis on tema testament. Tema viimane sõnum. Tema viimane ütlus. Kui nad tulevad, ära lase neil mind viia. Ära lase neil mind alandada. Ära lase neil teha minust näidet. Ma lähen oma tingimustel. Ja see on mu viimane teenistus Eestile. Näidata, et on asju, mis on olulisemad kui elu. Au. Vabadus. Õigus valida. Ja need asjad ei sure, isegi kui me sureme. Ta paneb kirja ümbrikusse. Peidab selle lauasahtlisse. Ja siis ta võtab välja püstolit. Vana sõjaväepüstoli, mille ta sai Vabadussõjast. Ta ei ole seda kasutanud 20 aastat. Kuid ta on hoidnud seda. Ja nüüd ta teab, miks. Ta kontrollib seda. Laeb. Paneb lauale. Ja siis ta ootab. Sest ta teab, nad tulevad. Mitte täna. Mitte homme. Kuid varsti. Ja kui nad tulevad, on ta valmis. 5. veebruar. Hommik. Strandman ärkab enne koidikut. Ta ei tea, miks. Lihtsalt tunne. Sama tunne, mis ütles talle 1939. aastal, et Molotovi-Ribbentropi pakt tähendab Eesti lõppu. Sama tunne, mis ütles talle Pariisis, et Rahvasteliit on surnud. Sama tunne, mis on juhatanud teda kogu elu. Ja nüüd see tunne ütleb, täna. Ta tõuseb voodist. Riietub aeglaselt. Iga liigutus on valu. Kuid ta ei hooli. Ta tahab olla valmis. Ta tahab olla korralik. Sest kui nad tulevad, ei taha ta olla nõrk. Ta tahab olla see, kes ta alati oli. Riigimees. Eesti Vabariigi teenija. Mees, kes valis au. Ja siis ta kuuleb seda. Koputust uksele. Mitte viisakat. Kõva. Nõudvat. Ta vaatab aknast välja ja näeb neid. 2 meest. Nahkjakid. Inkod. Tema süda ei kiirene. Tema käed ei värise. Ta on oodanud seda liiga kaua, et olla üllatunud. Ta pöördub oma naise poole, kes seisab ukse juures, kahvatu ja hirmunud. Ma lähen panen end riidesse, ta ütleb rahulikult. Ta läheb teise tuppa. Sulgeb ukse. Ja seal eemal võõraste pilkudest, eemal naise pisaratest, teeb ta seda, mida ta on planeerinud juba nädalaid. Ta võtab püstoli. Tõstab selle pea juurde. Ja hetk enne, kui ta vajutab päästikule,
mõtleb ta ühele asjale. Mitte Pätsile. Mitte Stalinile. Mitte isegi mitte Eestile. Vaid ühele lausele, mille ta luges kunagi Rooma ajaloost. Lause, mille ütles Cato noorem enne, kui ta tappis end, et mitte langeda Kaesari kätte, vaba mees valib oma surma. Ja siis kostab pauk. Ja Otto Strandman, Eesti Vabariigi endine peaminister, margapäästja, diplomaat, mees, kes nägi kõike ette ja keda keegi ei kuulanud, on läinud. Mitte nende tingimustel. Vaid oma tingimustel. Püsti. Mitte põlvili. Mis sai pärast? Mis sai neist, kes jäid? Mis sai Eestist, mida Strandman püüdis päästa ja mida Päts püüdis hoida? Konstantin Päts, mees, kes valis võimuau asemel, kes sulges uksed nende ees, kes oleksid võinud aidata, kes uskus, et vaikne alistumine päästab tema, Konstantin Päts veetis järgmised 15 aastat vangistuses. Ühest kohast teise. Ühest laagrist teise. Ühest psühhiaatriahaiglast teise. Ta suri 1956. aastal Tveri oblastis, Buraševo psühhiaatriahaiglas, unustatud ja hüljatud. Tema viimased sõnad, kui ta üldse rääkis, olid segased. Mõnikord ta uskus, et ta on endiselt president. Mõnikord ta ei mäletanud, kes ta on, kuid üks asi jäi, hirm. Hirm, mis ei lahkunud kunagi. Hirm, et ta tegi valet valikut. Hirm, et ajalugu ei andesta. Johan Laidoner, sõjavägede ülemjuhataja, mees, kes uskus, et sõjaline vastupanu on mõttetu ja et alistumine on ainus tee, tema suri samuti Venemaal 1953. aastal Vladimiri vanglas. Ta ei näinud kunagi enam vaba Eestit. Ta ei kuulnud kunagi, et ta eksis. Kuid tema viimased kirjad, mida ta kirjutas oma perele ja mida kunagi ei saadetud, räägivad ühest asjast, kahetusest. Kahetusest, et ta ei võidelnud. Kahetusest, et ta uskus Pätsile. Kahetusest, et ta valis ellujäämise au asemel. Karl Selter, välisminister, mees, kes kirjutas alla baaside lepingule, kes uskus, et diplomaatia päästab, tema arreteeriti 1941. aastal ja suri teel Venemaale. Tema keha ei jõudnud kunagi sihtkohta. Ta kadus lihtsalt. Nagu tuhanded teised. Nagu 10 000 teised. Nagu Eesti ise. Kuid Strandman ei kadunud. Tema keha maeti Kadrina kalmistule. Tema nimi raiuti kivi peale. Ja tema testament, tema kirjad, tema päevikud, tema analüüsid, need peideti. Tema naine peitis need. Tema sõbrad peitsid need. Ja need elasid üle. Elasid üle okupatsiooni. Elasid üle sõja. Elasid üle aastakümneid vaikimist. Ja kui Eesti sai lõpuks jälle vabaks, kui arhiivid avati, kui tõde hakkas ilmnema, siis Strandmani sõnad tulid välja. Ja need sõnad rääkisid tõtt. Tõtt, mida Päts ei tahtnud kuulda. Tõtt, mida ajalugu ei saanud enam eitada. Täna, kui kõnnite Kadrina vallas, Kallukse külas, näete väikest maja. Seal on mälestuskivi. Ja kui te loete seda, näete nimesid. Otto Strandman. Sündinud 1875. Surnud 1941. Kuid see, mida te ei näe, on küsimus, mis peaks olema sellele kivile raiutud. Küsimus, mis peaks kummitama iga eestlast, kes mõtleb meie ajaloole. Mis oleks saanud, kui 1939. aastal oleks otsuseid teinud Strandman, mitte Päts? Kas me oleksime ikkagi kaotanud? Jah. Tõenäoliselt. Nõukogude Liit oli liiga suur. Lääs oli liiga kaugel. Ajalugu oli juba kirjutatud Molotovi ja Ribbentropi poolt. Kuid kas me oleksime kaotanud au? Seda mitte kunagi. Sest Strandman oleks nõudnud, et me võitleme. Mitte relvidega, neid meil ei olnud piisavalt. Vaid sõnadega. Protestiga. Rahvusvahelise skandaaliga. Ta oleks nõudnud, et maailm teaks. Et ajalugu teaks. Et me ei läinud vaikselt. Ja see oleks muutnud kõike. Mitte tulemust. Vaid tähendust. Sest lõpuks ei ole oluline, kas sa võidad või kaotad. Oluline on, kuidas sa kaotad. Põlvili või püsti. Vaikides või karjudes. Alistudes või võideldes. Ja Päts valis põlved. Strandman valis seista. Isegi kui see tähendas seista üksi. Isegi kui see tähendas surra üksi.
Sest mõnikord on ainus võit, mis jääb, see, et sa ei lasknud neil sind murda. Kuid jääb veel üks küsimus. Küsimus, millele ei ole vastust. Küsimus, mis ripub õhus nagu suits pärast lahingut. Küsimus, mis kummitab meid siiani. Kes olid need, kes võitsid? Kes olid need, kes said kasu sellest, et Päts vaigistas Strandmani? Kes olid need, kes said kasu sellest, et Eesti alistus vaikselt? Stalin. Jah, muidugi. Kuid Stalin oleks võitnud niikuinii. Ei, küsimus ei ole Stalinist. Küsimus on meist. Küsimus on nendest, kes elasid üle. Nendest, kes vaikisid. Nendest, kes ütlesid, mida me saime teha. Valikut ei olnud. Sest kui me ütleme, et valikut ei olnud, siis me õigustame Pätsi. Me õigustame vaikimist. Me õigustame alistumist. Ja me õigustame seda, et Strandman suri üksi, ignoreeritud, vaigistatud. Kuid oli valik. Alati on valik. Isegi kui see valik on ainult see, kuidas sa suhtud sellesse, mis on vältimatu. Isegi kui see valik on ainult see, kas sa sured vaikides või karjudes. Ja Strandman valis karjuda. Isegi kui keegi ei kuulanud. Isegi kui tema hääl kadus tuulde. Ta karjus. Ja see karje kõlab siiani. Kui me tahame kuulda. Kas me tahame kuulda? See on küsimus, mis jääb. Küsimus, millele iga põlvkond peab vastama. Küsimus, millele sina pead vastama. Sest ajalugu ei ole lihtsalt minevik. Ajalugu on peegel. Ja kui me vaatame sellesse peegeldisse, siis me ei näe ainult Pätsi ja Strandmani. Me näeme iseennast. Me näeme valikuid, mida me teeme. Me näeme asju, mida me vaikime. Me näeme inimesi, keda me ignoreerime, sest nende tõde on liiga ebamugav. Ja me peame küsima, kas me oleme Päts? Või oleme me Strandman? Kas me vaigistame neid, kes hoiatavad? Või kuulame me? Kas me valime võimu? Või valime au? Sest see valik ei ole ainult ajaloos. See valik on praegu. Iga päev. Iga hetk. Otto Strandman suri 1941. aasta 5. veebruaril. Kuid tema küsimus elab. Ja see küsimus on, kas sa valid elada põlvili või surra püsti? Sest vahel on see ainus valik, mis meil on. Ja see valik määrab, kes me oleme.